töökas inimene on teinud 3 puuonnikest endale metsa sisse ja neid saab rentida siis. Jaan tahtis onni sööbida ja siis mina mõtlesin, et ma kirjutan, sest ma tahaksin ise filmida selliseid huvitavaid kohtasid metsa sees ja et ma saaksin nagu portfelli endale midagi juurde. Ja siis ma pakkusin talle välja, et ma teen video sellest tema kohast ja siis me saame ööbida sinna. Ehk siis nüüd me olemegi puu otsas, onnis, puumajakeses ja mul on juba kõik filmitud, päeval filmisin ära, kell on juba 6 ja nüüd tegelikult kell on 7 ja me peame minema pitsat sööma päevast. Peremees ütles, et siin Nii. Peremees ütles, et siin maa peal on kõik need asjad, mis talle meeldivad. Ehk siis esimese onni ta ehitas iseendale. Nagu vist lõbu pärast või et seal sees nagu vahepeal ööbida ja nii edasi. Vabandust. Aga siis tuli välja, et ta ehitas 2 tükki veel ja nüüd neid on 3 tükki ja siin saab ööbida. Ja teine asi, mis tuleb meeldima, pitsa, nii et seda me sööme praegu. Pitsaahi ja väga maitsev pitsa, ilmselgelt see mees on teinud 1000 pitsasid, ma arvan, et ta on seda siin mästerdanud. Aga polegi rohkem midagi. Aitäh! Kes oli nunnu? Vaata, kui lahedad need on. Võtame ka üks kana endale. Tahad? 2. Mis sa teed nendega? Nad on nii julged kuidagi. Anna talle üks sõrm. Said tämmi või? Pane veel. Väga ilusad kanad. Saaks sülle võtta. Nüüd me hakkame ju hoopis seda tegema. Sauna. Kas sa teed meile sauna valmis? Ma teen teile sauna valmis. Kas isegi mingi kärbe siis juba? Meil on šans veel näha bembisi ja põtra ja rebast ja isegi jänest. Uskumatu. Omanik ütles, et siin on. Ja. Kuidas sulle siis meeldib romantiline õhtu minuga? Väga. Oskar, Anna. Mulle ei meeldi, sest sa krooksutad kogu aeg. Mis tunne on? Et sa lasid peeru või? Väga hea tunne. Poole tunni pärast võib sauna minna umbes. Ja siis ongi see, et päike on vist siis juba läinud, sest päike juba paitab neid viimaseid oksakesi siin. Ja siis me näeme neid seda valgustust. Jaa, ja see öövalgus läheb siin ise vist mingi anduriga tööle, kui nagu valgust ei ole, siis need ülemised tulukesed kõik lähevad siin põlema.
hommikul näeme, sõbrad. Tere hommikust. Kardad? Joo. Täna ootab tulla palav päev. Meie alustame seda päeva sooja joogiga. Nimelt kohviga. Ja siis vaatame, mis meil täna teha on. Mina tahaks minna ujuma. Aga kuhu? Võib-olla Rummu karjääri. Seal on juba soe vesi. Rummu karjääri tahad minna? Sa tahaksid ju? Võid. Head aega. See tuba on nüüd kellegi järgmise õnneliku kasutada. Soovitame väga. Soovitame tõesti. Nüüd meil on aeg siit lahkuda ja orav! Suumi. Saad suumi? Ei saa. Siin oli orav. Ma ei viitsi joosta järgi. Te olete näinud oravat. Ühe ole isegi minu vlogis. Me peame kõigepealt minema veebi ja siis helistama ühele numbrile, siis meid lastakse sisse ja siuke teema, oota, keegi tuleb. Ja me otsustasime samas ka, et me ei maksa 5 euri, et ujuma minna. Me näeme lihtsalt mingi tee peal mingisse kohta ujuma. Näe, Emari lennukohas, kas me näeme midagi? Ongi ju. Fucking. Asi see on. Reaktiiv. Ta läks niimoodi. Tuleb tagasi. Täitsa crazy. Tere. Me teleportisime ennast nüüd Paide Tehisjärve äärde, kus ma nüüd lähen ujuma. Siin väga palju ujujaid ole, aga taamal näeme, et osad hüppavad vette siiski. Vesi on küll. Kuna ma tahan pissida ka, siis ma lähen vette. Nali! Ma ei pissiks vette. Selline näeb õige mees välja. Tule lähema, siin on kollakullased. Väga palju? Jah. Rämedalt on neid ju. Siit saaks hea pilt ka. Nendest tulevad väiksed konnad. On kõik mu jala küljes kinni, vaata. Arvad, et sa oled tema ema. Sa arvad, et ma olen nende ema, jah. See on täiega mõnus, see on nagu massaaž. Ausalt, vaata. Ja nad on läinud. Vesi on väga külm. Ära valeta. Nüüd on soem. Selle koha peal on soem nüüd. Näeme teid järgmises episoodis. Aitäh, et vaatasite.